Vaatame nüüd, mida siis 2026 toob igale ascendendi ja päikesemärgile. Vaatame nüüd, mida toob aasta 2026 veevalajatele, seda siis nii veevalaja päikesega kui ka veevalaja ascendendiga. No aasta algab teie jaoks kohe väga suurte isiklike muutustega, sest 17. veebruar on meil päikesevajutus, mis toob teie eludesse väga suuri muudatusi. Näete, kuidas need vanad mittevajalikud teemad ära lõppevad ja seejärel saavad ka uued ja paremad alata. Seega järgnevad 6 kuud siit alates saavad olema teie jaoks murrangulised ja peale seda olete ilmselt juba täiesti uued ja paremad kui enne. Teie keha võib ka siin vajada tähelepanu, seega kuulake oma keha ja ärge pange omale liiga suurt koormust. 14. veebruar lõpetab Saturn teie raha ja sissetulekute sektori piirangud ja see annab suure kergenduse ja kogu senine suur pingutus hakkab lõpuks ka vilja kandma. Ja siit alates liigub siis Saturn teie 3. majja, mis tähendab, et teie igapäevased mõttemustrid, hoiakud, harjumused, kõneviis ja see, kuidas te teisi kuulate, see hakkab siin muutuma tõenäoliselt. Ja kui need muutused siin käima lähevad, võivad teil tekkida esialgu muidugi raskused nende inimestega, kes on harjunud teie vanade nii-öelda suhtlusviisidega ja ei saa siin uutega hakkama. Ja võib tulla sealt muidugi probleeme ka lähedaste sugulaste ja naabritega näiteks, aga teie jaoks on see väga hea võimalus mõelda, lugeda või ka näiteks kirjutada ise raamatuid või siis ka alustada näiteks oma podcast'iga teemadel, mis puudutavad näiteks vaimseid teemasid, ka autoreisid just loodusesse ja üksikutesse kohtadesse või siis ka veekogude äärde võivad teid siin hakata paeluma ja see sobitub väga hästi selle transiidiga. Vajate häid eneseabivõtteid siin selleks, et säilitada rõõmus meel ja mitte langeda pidevasse muretsemisse. Kindlasti tuleb aga silmas pidada, et kõik kokkulepped ja lepingud tuleks ekstra hoolega üle kontrollida ja veenduda nende tõesuses. Aasta alguses peaks olema samuti tempo aeglasem kuni 23. jaanuarini, kuni sinnani pigem olge tagaplaanil, veetke aega rohkem omaette, rohkem looduses ja vaikuses. 10. september kuni 3. oktoober on fookus sellele, et teid nähakse parimas valguses. Selline mulje ülemusele või klientidele või avalikkusele loeb siin ja tasub siin siis panna rõhku näiteks nii oma välimusele, aga ka veebiprofiilidele või siis ka portfoolio kohandamisele, sest et need tegevused kannavad siin vilja. 3. kuni 14. november sunnib Veenuse tagasikäik ehk siis retroliikumine teid ümber hindama, mis on karjääris päriselt oluline. Ja 24. oktoober kuni 14. november lisandub ka retro Merkuuri liikumine, mis annab võimaluse teha siis selliseid nii-öelda turu-uuringuid ja paika panna oma võimalusi tööturul ja võib-olla ka ettevõtluses ja võite siit jõuda järelduseni, et teie oskused on mujal rohkem väärt. Aga otsused tasub siis lukku panna alles 14. november kuni 6. detsember, siis kui retroliikumised on lõppenud. Ja 4. detsember kuni 8. jaanuar 2027 tuleb Veenus uuesti teie karjäärisektorisse ja siis hakkab ka teie karjääri ja avalikkuse valdkond nägema edu. Ka autoriteedid soovivad teid rohkem toetada ja abistada. Rahadest ja finantsidest rääkides, siis alates 7. veebruar alustab Merkuur 2-kuulist faasi sissetulekute teemal, kus te võite olla siis sissetulekute teemadel näiteks info kogumisest huvitatud, võite ennast harida ning lugeda finantsteemalisi raamatuid või võtta kursuseid, kuidas oma ettevõtet näiteks luua ja kuidas seal siis oma raamatupidamist teha. Et need asjad sobivad siia väga hästi. 26. veebruar kuni 20. märts on meil retro Merkuuri liikumine, mis võib tuua muidugi viivitusi raha laekumistes näiteks või lepingulistes läbirääkimistes. Kindlasti ei ole see ajavahemik, kus ma soovitaksin teil ettevõttega alustada või ka tööd vahetada. Üldse kõik suuremad ostud ei kuulu siia ajavahemikku. Samas on just 26. veebruar kuni 20. märts kõige rohkem kasu uute loovate teenimisviiside uurimisest. Ka näiteks kasutult seisvate asjade müümine sobib siia ja ka igapäevakulutuste vähendamine sobib siia hästi.
21. märts kuni 10. aprill annab Marss teile finantsides julgust ja sihti, ehk siis palgaläbirääkimised, uue toote loomine oma äris või ka näiteks kõrvalprojekti käivitamine on siin siis toetatud, kui panete eesmärgid siis muidugi realistlikult paika. Rääkides kodust ja perest, siis aprilli lõpus, 26. aprill, lahkub Uraan lõplikult teie kodu- ja peresektorist. Ehk siis aastatepikkune kodu- ja pere muutlikkus, viimased siis sellised 7-8 aastat, on olnud kodune elu ilmselt ebastabiilne, sellega saab nüüd see läbi. Et Uraani põhiteema ongi ju vabadus, autentsus. Kui me mõtleme seda kodu kontekstis, tähendab see, et te ei taha elada sellises keskkonnas, mis surub teid kuidagi raamidesse, ehk siis otsisite lahendust, mis laseb teil nii-öelda hingata ja olla mina ise. Ja kui miski kodus või sellises peredünaamikas ei tööta, siis aasta esimene pool on selle väljaselgitamiseks ja parandamiseks kõige sobilikum. Ehk siis lõpetage vajalikud viimased kohendused enne 26. aprilli ja laske pärast seda stabiilsuses enda ellu tulla. Ja suhetest rääkides alates 30. juunist algab aastane uus tsükkel, kus hakkavad suhted pakkuma rohkem võimalusi ja kasu, kui tavaliselt partnerid nii isiklikus kui ka tööalases plaanis võivad tuua teie ellu uusi vaatenurki, ressursse ja võimalusi ka arenemiseks. Kogete, et koostöö teistega toimib paremini ja vastastikune mõistmine ja selline hea tahe on siin palju tugevam. Väga tihti langeb see transiit kokku ka näiteks abiellumise või uue olulise partnerluse algusega. Ja kui te olete juba suhtes, võib see periood tuua rohkem optimismi, soojust ja ühist kasvu ja eeldusel muidugi, et suhe põhineb aususel ja vastastikusel lugupidamisel. Tuleb aga selle transiidi juures tähele panna seda, et te ei oleks liiga optimistlik ja selle tõttu ei teeks omale võib-olla ka liiga, kuna Jupiter teeb teie päikesele, kui te olete veevala ja päikesemärgis sündinud, siis teeb pinge aspekti, mis nõuab koostööd ning teistega arvestamist ja ka piiride hoidmist, et te ei annaks liigselt lubadusi, mida hiljem võib-olla on keeruline täita. Jupiter võib siin tuua ka soodsaid lahendusi vaidlustes või aidata teil leida õiglast väljapääsu konfliktsetest olukordadest. Tihti lahenevad vastasseis siis teie kasuks, eriti kui olete tegutsenud ausalt ja heas usus. Ja see asetus aitab teil õppida, kuidas suhetes siis rohkem anda ja rohkem ka vastu saada. Eriti oluline muutus võib toimuda 12. augusti paiku, kus algab meil uus 6-kuuline tsükkel, mis võib kaasa tuua nii suhete lõppe kui ka alguseid. Ja 10. september kuni 3. oktoober on karjäärialased suhted eriti esil ja soositud. Tasub siin siis olla nähtav, sotsiaalne, sest et see võib aidata teil leida õigeid kontakte. Ja 3. oktoober kuni 14. november sunnib siis Veenus, mis on retroliikumises, teid vaatama, kas teie ambitsioonid ja väärtused klapivad nendega, kellega te töiselt või ka isiklikult seotud olete. Osa suhteid võib vajada ümbermõtestamist ja kuna ka samas ajavahemikus 24. oktoober kuni 14. november liigub ka Merkuur retros, siis ei sobi siin kindlasti alustada uusi suhteid ega teha lõplikke kokkuleppeid. Rääkides ka õnnest, loomingust ja lastest, siis teie rõõmu ja eneseteostuse üks praktiline väljendus 2026 aastal ongi kirjutamine või õpetamine. Saate näiteks võtta eesmärgiks oma romaani kirjutada või mingit stsenaariumi kirjutada või siis süveneda teemadesse, mis teid päriselt haarab. Ja aasta alguse selline aeglane tempo kuni 23. jaanuar on loovuse seisukohalt väga kasulik, sest et saategi ennast välja lülitada sellest pidevast reageerimisest ja teha ruumi sisemisele fookusele. Ja alates 26. aprill tõmbavad teid uued kogemused, mis avardavad teie teadvust, muudavad teid palju altimaks elu eksperimenteerima. Võimalik, et teil tekivad üsna ebatavalised suhted vastassugupoolega. Sellised suhted võivad ka teie elu põhjalikult raputada ja lõhkuda teie vanu suhte ja lähenemise mustreid. Eriti aktiivne on uute suhete teema teie jaoks alates 26. aprill kuni 18. mai.
ja ka 29. juuni kuni 11. august, aga siia jääb meile ka retro-Merkuuri liikumine 29. juuni kuni 24. juuli. Seega see ajavahemik sobib pigem vanade suhete klaarimiseks ja info kogumiseks, mitte uute suhetega alustamiseks. Ja kui teil on lapsi, siis järgnemisel aastal nende areng või tegevused nõuavad teilt väga palju tähelepanu ja väga sellist teadlikku kohalolu. Lapsed võivad siis läbida näiteks mingeid kasvufaase, mis esitavad teile pidevalt uusi kohanemisväljakutseid või siis olla tavapärasest mässumeelsemad ja kuidagi keerulisemad. Samas võite just laste kaudu kogeda ka väga positiivseid uusi ja ergutavaid kogemusi, nii et mõlemad on siin võimalikud. Ja kui olete seotud loomingulise tegevusega, näiteks kunsti, käsitöö või mis iganes disainitööga, siis olete sellel ajal tavapärasest altim uuenduste tegemisele ja uute lähenemiste leidmisele. Teid köidavad uued tehnikad, samuti ebatraditsioonilised viisid oma töö planeerimiseks ja kujundamiseks. Rääkides sõpradest ja kogukondadest ja võrgustikest, siis sõprade, kogukondade ja gruppide valdkond on 2026 aastal pigem vaiksem, ehk siis keskendute pigem muudele valdkondadele ja ei tunne vajadust pidevalt sotsiaalne olla ning sõpradega kohtuda. 21. november kuni 25. detsember küll aktiveeruvad teie sõpruse ja grupiteemad, ehk siis aasta lõpp võib tuua juba rohkem seltskondlikke üritusi ja need siia ka kenasti sobituvad. Sellise aasta kokkuvõtte me siis sõimegi teile. Mina soovin teile ilusat uut aastat 2026 omalt poolt.